Linnas on nii palju liiklusmärke, aga küsiks teadlaselt, millal ja mis sündmuste tõttu hakati kasutama liiklusmärke? See on sul väga asjalik küsimus. Liiklusmärkide ajalugu läheb tegelikult tagasi sajandeid. Info jagamine teedel käis liikumise korraldamisega kaasas. Näiteks roomlased kasutasid verstaposte kauguste näitamiseks, aga moodsad liiklusmärgid tekkisid koos autode levikuga. Esimesed autod ilmusid teele 19. sajandi lõpus ja järjest kasvavas joones 20. sajandi alguses. Liikluse reguleerimine, mis alguses oli linnade või üksikute riikide teema, muutus järjest enam kogu maailma hõlmavaks küsimuseks. Aastal 1968 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all vastu Viini konventsioon liiklusmärkide standardiseerimise kohta. Ka Eesti liiklusmärgid, nagu suurema osa Euroopa ja maailma liiklusmärgid, vastavad seal esitatud põhimõtetele, nagu märkide liigid, aga ka värvid, suurused ja kujud. Liiklusmärkide järjest suurem levik on aga ekspertidest tekitanud küsimusi, et kas linnakeskkonnas on neid ikka nii palju vaja. Märkide visuaalne reostus, aga ka kohati segaduse tekitamine liiklejatele on viinud mõttele, et liiklejad võiksid olla tähelepanelikumad ja nii-öelda leppida omavahel kokku, kellel on eesõigus. Jagatud ruum, nagu seda kutsutakse, on tavaline õuealal, aga seda kasutatakse ka tiheda liiklusega ostlemistänavatel üle maailma.